Siin need arengud ei ole võib-olla küll nii kiired, kui me sooviksime, aga igal juhul arengud on positiivsed ja täna on pigem suuremaks takistuseks kohe kindlasti töötlemine, just nimelt tööstuse pool, et suur osa sellest toodangust, mis me oleme mahedana tootnud ja millele ka maksumaksja on rahalisel moel tugi teinud, maksnud ka, toetanud seda mahetootmist, see suuresti tihtipeale tarbijani ei jõua just seetõttu, et ta töötleva tööstuse ahelas kaob ära, läheb kokku muu mitte maheda toodanguga. Aga küllap olukord paraneb ja kui need mahetoodangu kogused suurenevad, kui tarnekindlus paraneb ka tööstuste jaoks, küll siis tekib ka töötleva tööstuse suurem huvi ja me suudame ka töötlevas tööstuses rohkem mahetooret tarbijani viia. Kui ma rahalisi numbreid praegu püüan meenutada, siis sellel aastal vist on mahetoetused kokku üle 120 miljoni krooni ja järgmiseks aastaks on ta kusagil vist 160 miljonit krooni. Ja sellele loomulikult lisanduvad kõik muud kaudselt mahedat tootmist ja ökoloogilist tootmist toetavad toetused, olgu see keskkonnasõbralik majandamine või mis muu. Nii et ka see toetus, mis tuleb läbi Põllumajandusministeeriumi ja PRIA mahesektorile, on kindlasti märkimisväärne ja ma arvan, et järgnevatel aastatel tasapisi kasvav, aga ma loodan ka, et selle kasvu põhjuseks on eelkõige ka toodangu kasv. Kõige esimese lahingu mahetoodangu suurendamise nimel mahetootjatega Põllumajandusministeerium, ma arvan, võitis või vähemalt see lõppes viiki, kes mäletavad ümarlaua vaidlusi ja arutelusid, kui toetuste maksmise põhimõtted ja alused olid arutuse all ja kui mahetootjate niisugune üldistatud soov oli, et need toetused võiksid ja peaksidki jääma ainult hektaripõhiseks. Põllumajandusministeerium ütles, et me tahaksime ikkagi, et loomade puhul oleks ta ka suuresti loomapõhine, et mitte ainult maheelulaad, vaid ka mahetootmine on meie eesmärk. Ja ma arvan, et see, mis me saavutasime kompromissina, et on toetused nii hektaripõhised kui ka loomapõhised, on andnud tulemusi ja täna me võime öelda, et nii lindude puhul kui sigade puhul kui paljude teiste liikide puhul on loomade arvud kiiresti kasvanud, ka lambad ja veised, mitte ainult mahedad, vaid kes ka mahedalt ei ole nii-öelda ennast vormistanud tootjana, aga tegelikult ökoloogiliselt puhtalt toodavad. Nende loomade arvud on Eestis päris kiiresti kasvanud. Nii et karja suurendamine toimub ja see on väga positiivne trend. Omalt poolt soovin siis kõigile mahetootjatele indu sellel konverentsil häid ideid ja mõtteid ja tehke julgelt ettepanekuid ja avaldage ka positiivset survet Põllumajandusministeeriumile ja meie ametnikele, et need ideed tulevikus kiiremini ka ellu läheksid ja ma arvan, et meie ühine eesmärk on seda suhtumist ja hoiakuid ühiskonnas, mis tihtipeale on mitte maheda vastased, kindlasti mitte, aga võib-olla ükskõiksed selle mahetoodangu ja toidu suhtes, et inimesed teadlikumalt toituksid ja avaldaksid omakorda tarbijana survet kaubandusele ja töötlevale tööstusele, et oleks tulevikus ka kaubandusvõrgus rohkem mahetooteid saada. Aitäh ja jõudu teile! Austet visioonikonverentsil osalejad, alustuseks lubage mul üle anda teile kõigile tervitused Riigikogu maaelukomisjoni poolt ja õnnitleda teid kõiki tänase kodanikupäeva puhul. Eraldi tahaks tunnustada visioonikonverentsi korraldajaid väga õige, aktuaalse ja olulise teemapüstituse eest. Teisest küljest pole siin ka ju eriti midagi imestada, sest just keskkonnasõbralik tootmine on see valdkond, kus rohelised on täna arvestatavateks eeskõnelejateks kujunemas. Ja kuna nende teemakäsitlus on minu arvates olnud siiras, siis mõjuvad nad ka selle teema käsitlemisel usutavalt.
Minul on selline arusaam välja kujunenud olenemata sellest, kas ma vaatan kodumaist mahetootmist Toompealt poliitiku pilgu läbi või Hiiumaalt koduste kadakate vahelt mahetootja pilgu läbi. Mahetootmise teema on jätkuvalt aktuaalne nii Eestis kui Euroopa Liidus. Ka lõppeval nädalal arutas Riigikogu maaelukomisjon just ühte dokumenti, mille pealkiri kõlas umbes niimoodi: Eesti põhiseisukohad Euroopa Liidu eelarveraamistiku, ühtse põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kohta. Selle dokumendi üheks oluliseks teemaks oli vajadus vähendada põllumajandusest tulenevat keskkonnakoormust. Möönan, et riigil on mahetootmise edendamisel veel suhteliselt palju ära teha. Sisulise poole pealt on probleemiks see, et meil on täna suhteliselt palju mahetootjaid, aga väga vähe mahetoodangut. Niimoodi ei saa välja kujuneda korralik turg ja niimoodi ei saa tekkida tarbimisharjumust. Vormilise poole pealt häirib kõige rohkem kindlasti bürokraatia rohkus. Ei ole mingi saladus, et põllumehe jaoks on pliiats just see kõige keerulisem tööriist. Bürokraatia hulk näitab riigi ja kodaniku vahelise usalduse olukorda. Ja see teema on väga aktuaalne just täna kodanikupäeva tähenduses. Eesmärk vähendada bürokraatiat ja lihtsustada toetuste taotlemist ei tohi manduda kosmeetiliseks toimetamiseks. Praeguse olukorra parandamisel on seadusandjal oma selge roll. Seetõttu jääme huviga jälgima tänase visioonikonverentsi käiku, et kõik uued ideed saaks võimalikult kiiresti seadusteks vormitud ja seeläbi mahetootmist teenima pandud. Soovin teile kõigile jõudu, edu ja uusi ideid. Aitäh!